Tere tulemast 31. jaanuari videoseansile. Eelmisel seansil oli teid 222 osavõtjat ja ühise energia oli väga tugev. Eks näe, palju teid täna koguneb kokku. Täna räägime Erki Toomala õppijaringis antud teadetest meditatsioonist. Hakkangi sellest kohe rääkima. Kõrgeim ehk elu ise ütleb, et alustada tuleks meditatsiooni sellest, kuidas inimesed peaks end kõigepealt eraldama oma füüsilisest ruumist. See end tähendab oma teadvust, eraldama oma füüsilisest ruumist. See on, kui eraldataks füüsiline pool vaimsest poolest. Enamikule aitab, kui ta istub hetkeks paigale, hingab mõned korrad sügavalt ja siis ootab, et ta tunneks minu, see tähendab kõrgeima juuresolekut eneses. Võtke endast esile 2 tunnet. Kõigepealt alustage armastustunde esilevõtmist ja kui see tunne teid valdab, tõstke esile rõõmutunne. Me võime praegu seda kaasa teha. Nii et kõigepealt alustage armastustunde esilevõtmist ja kui see tunne teid valdab, tõstke esile rõõmutunne. Need 2 tunnet rahustavad meele, vaigistavad mõtted. Kui kõik tundub rahulik, tunnete end kirkaina, justkui puhtaina. Nüüd võite lisada veel sama hingamist. Mõne süvahingamisega rahustate kõik füüsilise olemise ruumid eneses. Ma pean vaheaega rääkimises sellepärast, et te saaks kõike kaasa teha. Kui pääsete sellisesse seisu või ruumi, siis pääsen minagi, see tähendab kõrgeim, asetuma teisse. Kui te tunnete mind eneses mingil viisil, kas puudutusena või mingi raskustundena või kaugemale arenenud tunnevad mind kogu kehas, siis te teate, et mina olen teiega ühenduses. Mina, see on kõrgeim. Nüüd te saate hakata esile tooma mitmesuguseid asju. Te võite endas käivitada pea kõik toimingud mõtte suunamisel millelegi või siis paludes, et mingit kohta teis puhastatakse, midagi muudetakse või annate vaid minul teha need asjad. Teen, kui ma näen need teile kasulikud olevat, nii ütleb kõrgeim. Erki tegi ise väikseid muutusi, mis olid väikesed füüsilised vaevad. Ta käsutas neid eralduma enesest, öeldes lühidalt, lahku valgusse. Olles andnud sellise käsu, jääge ootama, mida teile tehakse. Minagi soovitan sama. Sageli te unustate need väikesed asjad, sellepärast ma soovitan teil kirjutada need üles ja hiljem vaadata, kas need asjad said tehtud, muudetud ja kõrvaldatud. Sel viisil te, armsad sõbrad, suudate alustada enese muutmist, tehes neid väiksemast väikseid asju. Kui inimene avab end loojale ja suurtele õpetajatele, ta asetab endast esile mingisuguse ruumi,
Inimese oskused määravad selle, milliseid ruume ta oskab endast avada. Mõni räägib tasanditest, me siin räägime ruumidest. Kui öeldakse, et inimkond on avanud natuke uksi 4. ja 5. tasandile, siis meie nägemus on, et olete avanemas täiesti uutesse ruumidesse. Mis vahe neil kahel on? See on laiem kui vaid ajude ala. Ajude alalgi avatakse neid ruume. Erki rääkis, kuidas ta pääses avama endas ruumi 67. Ja samas kirjutades seda lauset ta tundis, et tema ajudes midagi tehti. See oli talle väga suur asi. Ta tundis, kuidas ta ajude ala justkui laiendati. Siin on põhjus rääkida ruumist, mitte tasandist. Te saate isegi aru, et tasand näitab rõhtse ehk horisontaalse tasandi kõrgust. Ruum laieneb tasanditest väljapoole. Näiteks gaas või vesi, kas see asetub tasandile või ruumi. Vesi asetub mõlemasse, kuid ta täidab ka erinevaid tasandeid sõltuvalt sellest, millise kujuga need on. Kas seal on süvendeid? Kui on, täidab vesi ka kõige sügavamad paigad. Kuigi ülapind on teatud tasandil, see on sageli horisontaalne. Veemassid paistavad horisontaalseina, kuid on siiski täitnud mingi ruumi. See horisontaaljoon pole täielikult horisontaal, vaid on ümber planeedi kuju olev joon. Inimeste ajude alal tehakse muudatusi. Need toimuvad sageli just kitsal alal. Teie aju ei ole lai, vaid seda piirab teie kolju. Minnes koljust väljaspool olevatesse ruumidesse, te ei taju seda, kui laiale alale te suudate end tõsta, millistesse ruumidesse te pääsete. Kui räägin Erkist, siis üks ruum oli tal piiratud alana ajude sees. Kuid selgi mehel on mitmeid teisi ruume, mis ei ole tema keha poolt mingil viisil piiratud. Inimesed suudavad tõsta end, oma teadvust nendelt tasanditelt, kui minnakse neilt liikuma. Tavalistel inimestel tuleb piir kiiresti vastu. Energia, mis asub teie sees, teie kõrgem mina, suudab edeneda juba ääretusteni. Kuidas see toimub? Kui tema, kõrgeim, oskab ja õpib avama neid teatud teid, alul inimesest endast ja hetke pärast tema loojast ja seejärel väravad justkui rebenevad avatuks igavikuni. Saate ehk aru, et tema kõrgeim, see tähendab kõrgeim, tõstab end nende ruumide abil üha tundlikumatesse, üha laiematesse ja tippvalgeisse ehk kirgastesse olemise ruumidesse. Sinna, kus elab kõrgeim, elu ise, kuigi tema energia ehk jõud on end sirutanud igasse muussegi ruumi. Teiegi olete killuke kooslust nii vaimsest kui füüsilisest ruumist. Kõik on kuidagi minust, elust endast. Ehk märkate, et kasutan sõna ruum, mitte tasand. Oma kõrgemat mina kannate oma südame sügavaimas sopis. Selle jõu ehk energia lähedal samas sopis on muidki, mida kannate samas ruumis. Inimene ei suuda tõsta oma oskusi kuigi kõrgele, kui ei ava neid ruume,
kust teadmine, arusaamine ja oskamine siirdab teadmisi inimese ruumi. Vaadake Erki kirjutusi ja uurige, kust see mees saab need sõnad, need laused, kui asetub arvuti äärde ja kirjutab. Ta pole kunagi õppinud neid asju. Vaid hetkeks vaikseks jäämise järel ta tõstab need esile enesest. See toimub selle energia vahendusel või ülekandel, keda te nimetate oma kõrgemaks minaks. Talle siirdatakse esiteks see teade, need sõnad, need laused ja see mees on sel ajal üks selle energiaga, on vaid üks ruum. See peenemast peenem energia, mida ta kannab selles ruumis, mida teiegi kannate oma sees, saab teateid endale ja sealt südames hoopis siirduvad teated ka temasse. Nii lihtne ongi kanaldus. Keegi siirdab kuhugi ja teadmised ongi esile tõstetud. Mina kõrgeim olen selle süsteemi taga. Te suudate alustada enese muutmist, tehes neid väiksemast väikseid asju. Kui inimene avab end loojale ja suurtele õpetajatele, ta asetab endast esile mingisuguse ruumi. Inimese oskused määravad selle, milliseid ruume ta oskab endast avada. Mõni räägib tasanditest, me räägime siin ruumidest. Energia, mis asub teie sees, teie kõrgem mina, suudab edeneda juba ääretusteni. Kuidas see toimub? Kui tema, see tähendab kõrgeim, oskab ja õpib avama neid teatud teid, alul inimesest endast ja hetke pärast tema loojast ja seejärel avavad väravad igavikuni, sellest ma juba rääkisin teile. Rääkisin teile sellest, kuidas siis mina kõrgeim kogu selle süsteemi taga on. Selle teksti me paneme üles lehele lille.ee, nii et saate ise kõik veel lugeda, läbi mõelda ja kaasa teha. Mina arvan, et see oli tarvilik teadmine, millest ma teile praegu rääkisin. Nii. Mugav asend on teil juba sees. Katsume alustada nüüd tänast videomeditatsiooni, mis suures osas toimub vaikuses, sest nii nagu siingi rääkisime, et tuleb end kõigepealt asetada vaikusse, tuua esile armastustunne ja rõõm ja siis hakkab kõik hästi toimuma. Meie ümber on alati väga palju valgust selle meditatsiooni ajal. Lubame sel valgusel tulla enesesse ja palume talt abi. Enda avamisel võime teha väikeseid muutusi oma elus, nii nagu just jutustasime ja rääkisin teile. Alustame nüüd. 15 minutit toimub meditatsioon. 15 minutit toimub endasse valguse võtmine ja seejärel hakkame välja kiirgama kõikjale. Praegu on osavõtjaid meditatsioonist 211.
et me koos moodustame võimsa ühisvälja ja mina oma energiatega toetan kogu seda meditatsiooni. Mina näen toimimas võimast valgust. Tunnetage seda teiegi.
Oleme nüüd valgust täis nagu valguspallid ja alustame välja kiirgamist, sest planeet Maale on seda väga vaja. Ja ka kõigele ümbritsevale, mis siin planeet Maal on. Kiirgame välja seda täna ja edaspidigi. Seda suurt valgust, mille me endasse ammutasime. 10 minutit toimub välja kiirgamine praegu. Energiat välja kiirates ei jää seda teil vähemaks, vaid tuleb aina juurde. Kiirake välja julgelt.
lõpetame tänaseks selle ühismeditatsiooni. Osavõtjaid oli 212 inimest. Kiirgasime välja märkimisväärse hulga valgust, millest on suur abi kogu planeedile. Ühisväli oli tõesti võimas. Tagasiside eelmistele seanssidele on olnud väga hea. Üles paneme terve jaanuarikuu videoseansid homme, nii et kõike võite järele vaadata ja lugeda informatsiooni. Nii, uued 21 päeva on tulemas veebruarikuus. Et need on uute energiatega. Igal päeval on üles pandud lille.ee lehele enne seanssi DNA pildid ja ka seletus sinna juurde, mida te võite vaadata sissejuhatuseks seanssidele, meditatsiooniseanssidele. Soovin teile edu. Ja muidugi olen ma tänulik, et te kõik sellest osa võtsite. Et see oli suur sündmus täna jällegi ja ootan teie uusi vastukajasid. Aitäh teile, kena päeva!